Lähme edasi, nüüd palun taas kord lavale Kei Külaotsa ja tema siis räägib meile, kus ta on, tuleb ikkagi sellest, et mis on üldse Estonian Fashion Festivali eesmärk, kontseptsioon ja idee. Aitäh. Tere taas kõikidele kuulajatele. Mul on väga mõnusad tunded peale seda filmi, et nii paljud disainerid ja nii paljudest riikidest täna räägitakse lahendustest. Et me ei ole Eestis üksinda, et kõik tegelevad moetööstuse keskkonna jalajälje vähendamisega ja meie samamoodi Estonian Fashion Festivaliga. Ma olen seda usku, et kõik, kes me siin oleme täna, me saame panustada sellesse, et moetööstuse negatiivset mõju keskkonnale vähendada, olgu see panus suur või väike, igal ühel on oma võimalus seda teha. Nagu Alec Leach on ka oma raamatus öelnud, et meil ei ole vaja mõnda ideaalset inimest, et meil on vaja tegelikult kõiki, kes oleksid natukene paremad. Ja ma usun, et peale tänast seminari me oleme kõik natukene paremad. Estonian Fashion Festivaliga oleme võtnudki endale missiooni, et me tahame muuta moekultuuri nii tootmise poolt kui ka tarbimise poolt aasta-aastalt üha jätkusuutlikumaks. Ja me usume, et jätkusuutlikkus selle kõikides tähendustes, see ju tähendab nii paljut ja selle üle sageli vaieldakse, et kõikides nendes tähendustes ja kõikide nende võimalustega on tuleviku moe lahutamatu osa. Ja mida siis meie teeme? Kõigepealt väike tutvustus, mis see Estonian Fashion Festival endast kujutab. Festival on asutatud 2017 3 organisatsiooni poolt, kes tegelikult aastaid juba ise korraldasid moesündmust. Kõrgem kunstikool Pallas, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia ja Tartu Loomemajanduskeskus. Ja otsustasid siis kokku tulla ja neid sündmusi koos korraldada, et niimoodi sündiski festival. Ja me võime täna uhkusega öelda, et oleme jätkusuutliku moe suursündmus Eestis esimene ja seni ainukene ja teeme seda südamega ja korralikult, et meil on programmis väga palju erinevaid sündmusi. Täna siinsamas ERMis õhtul toimub Antoniuse moeetendus. Eile tegime esimest korda showroomi, kuhu kutsusime juba tegevad tublid Eesti tippdisainerid kokku ja rahvusvahelised baierid. Meil on homme samamoodi moeetendus, täna oleme kõik siin seminaril. Üle Tartu linna toimub mitmekesist programmi seotud jätkusuutliku moega. Ja võime siis uhkusega öelda, et sel aastal ligi 40 disainerit on osalemas festivalil ja kõik need disainerid siis on ühel või teisel viisil täna juba tegemas jätkusuutlikkuse osas samme ja edusamme. Ja külastajaid ka päris palju, keda me kõnetame. Kui rääkida jätkusuutlikkusest ja meie fookustest, siis võib laias laastus jagada selle 3, et kuhu me oma tähelepanu suuname, ongi disainerid, tarbijad ja korraldajad, kes me ise oleme. Vaatame natuke lähemalt. Disainerite vaates. Mida me teeme, siis on see, et esimene etapp me valime disainereid niimoodi, et meie etendustele jõuaksid ainult need, kes täna juba jätkusuutlikkuse osas midagi teevad. Ja selleks oleme välja töötanud spetsiaalse ankeedi, kus on siis 6 erinevat alapeatükki erinevate jätkusuutlikkuse kriteeriumitega. Ja kui disainerid meie festivalile kandideerivad, siis saavadki kõikide muude dokumentide esitamisega koos täita ka sellise jätkusuutlikkuse ankeedi ja vastata ja seal ära näidata, mida nad siis täna teevad nendes erinevates aspektides. Siis järgmiseks need disainerid, kes välja valitakse, neid on siis sel aastal ligi 40, saavad meie poolt tasuta koolituse, mis samamoodi aitab veelgi neil edasi areneda jätkusuutlikkuse vallas, sest jätkusuutlikkus on väga-väga lai mõiste, see on protsess, see on pidev areng ja omalt poolt tahamegi aidata neid ja hoogu neile anda.
ja lisaks sellele, et neid koolitame, meil on välja töötatud ka enesehindamise tööriist, millega siis disainer lõpuks kaardistab ära, et kus ta täna on jätkusuutlikkuse osas ja kuhu edasi areneda. Disainerite turundamine väga oluline jätkusuutlikkuse vaatest, et sellest teemast tuleb rääkida, miks me ka täna siin oleme, et me teeme neile jällegi oma finantsidega reklaammaterjalid, leiame neile meediaväljundeid ja oleme kokku pannud oma kodulehele ka sellise disainerite andmebaasi, et jällegi tuua rohkem neid tublisi disainereid esile, kes midagi jätkusuutlikkuse vallas teevad. Et meie kodulehelt leiab kõik tänavuse festivali disainerid ülesse, saab nende kohta esimese info, saab nende kohta lingid, et edasi minna. Ja mis on veel oluline disainerite vaatest, et sel aastal esimest korda tunnustame festivali kõige jätkusuutlikumat disainerit ja saadame ta auhinnaks Kopenhaageni moenädalat vaatama. Disaineritele anname tagasisidet, leiame, et see on samamoodi nende arengule jätkusuutlikkuse vaatest väga oluline. Meil on terve festivali ajal žürii, liigub ringi etendustel ja peale etendust saavad kõik personaalsed tagasisidet ka jätkusuutlikkuse vaatest. Tarbijate osas, mida me teeme, näete siin, mis me teeme, et oleme siia saali kokku tulnud, räägime nendest teemadest. Teeme programmi just sellest lähtuvalt, et oleks tarbijatel põnev, et saaks käed külge panna, toimub erinevaid töötubasid, siin loenguformaat, moeetendustel samamoodi näitame reaalselt neid asju, mida on tehtud jätkusuutlikkuse printsiipe arvestades. Peale etendust toimub ka pop-up, et kellel on midagi puudu garderoobist, saab seda ka tegelikult osta. Saab suhelda disaineriga, küsida kas või sinnamaani välja, et mis on selle lamba nimi, kelle villast on see kampsun tehtud, et saab väga otse ja väga läbipaistvalt infot, et kuidas see on toodetud. Ja lisaks siis põhisündmustele nagu moeetendused on meil ka erinevaid lisasündmusi tarbijatele lisaprogrammis ja teeme ka satelliitsündmusi. See tähendab siis seda, et me käisime eelarvamusfestivalil rääkimas tarbijatega, me tulevikus räägime Viru keskuses tarbijatega, et me teeme igal pool selliseid väikeseid teadlikkuse päevi. Ja kommunikatsioon jällegi, et tarbijatele seda infot edastada, siis otsime väljundeid meedia kaudu oma kodulehel. Samamoodi see andmebaas on tarbijale väga kasulik, kust saab kätte disainerid, et kui on vaja kellelgi Eesti disaini kestlikku moodi. Ja kõige värskem asi, mis on tarbijatele suunatud, on moesõbra ABC, mis sai valmis koostöös Estonian Fashion Revolutioniga. Ja see on hästi lihtne selline manuaal, juhend, mida kõikidel soovitan meie kodulehelt minna lugema. Ja siin üks väike slaid selle kohta, et tõesti samm-sammult lihtsalt 1, 2, 3 läbi mõelda, et enne kui poodi tõtata, et võiks seda lugeda. Ja siin on ka lisaks sellele, et kui sa oled läbi mõelnud, et kas üldse poodi minna ja kui sa oled siis jõudnud otsusele, et poodi minna, et siis on olemas ka sammud, mida siis teha, mille peale siis mõelda, et millisesse poodi minna, millist materjali eelistada, et mida tähele panna, et jällegi olla teadlikum tarbija. Ja siis korraldajate vaatest tahame ise ka, et lisaks sellele, et me tahame, et disainerid oleksid jätkusuutlikumad ja tarbijad oleksid teadlikumad, et me tahame ise korraldajatena samamoodi enda jalajälge vähendada, et siin on räägitud, Alek rääkis ka, et väga palju tekib korraldamisest ka, moesündmused ju korralduses kasutavad palju ressursse, et proovime seda omalt poolt ka optimeerida kõikides nendes erinevates aspektides, nagu siin slaidil on toodud, et proovime mitte ühekordseid dekoratsioone ja inventari kasutada, jäätmed kõik sorteerime, kaalume, vähendame seda, me keelame ära ühekordsed joogipudelid, veepudelid, trükiseid me ei tee, piletid on elektroonilised. Meeskonnale me ei tee särke festivali ajaks, me võtame taaskasutusest särgid ja meil on korduvkasutatavad sildid, mida me aastast aastasse paneme siis meeskonna särkidele, et neid märgistada. Toitlustuses pakume alati vegan valikut,
alati on joogivesi kättesaadav. Transpordi osas me sel aastal pakume ka kõikidele tasuta linnatranspordi võimalust, et ka soodustada seda, et me autodega ei sõidaks nii palju. Ja kõik need põhimõtted kehtivad nii meile endale, meie koostööpartneritele. Kingitusi meeneid teeme praktilisi ja kommunikatsioonis ka räägime läbipaistvalt sellest, et mis on meie eesmärgid korralduse vaates ja kuhu me oleme jõudnud. Ja eesmärk on siis järgmisel aastal ka korralduse vaatest rohelise sündmuse sertifikaati taodelda. Aitäh teile! Suur tänu! Ma kohe küsikski, et kas on publikus küsimusi? Veel ei ole julgeid. Minul küll on mõned küsimused. Mulle endale tundub, et kas Eestis on üldse võimalik olla disainer, kui sa ei ole rohelise mõtteviisiga? Et see justkui on nagu popp Eesti disainerite seas. Jaa, see on Eesti disaineritesse sisse kirjutatud juba et tegelikult me oleme nii väikesed, me teemegi siin väiksed kestlikud kollektsioonid, et tegelikult disainerid oma üllatuseks ka, kui meie festivalile tulevad ja täidavad selle ankeedi, siis üllatuvad, et ma ei teadnudki, et tegelikult ma võingi öelda, et ma juba midagi teen jätkusuutlikkuse osas, et jah. Kas nad oskavad seda ka kommunikeerida, et kui nad et võiks ju siis panna kohe siuke... No jah, kleepsu ei tahaks peale panna. Ütleme taaskasutus, ma ei tea, näiteks selle särgil on järjehoidjaks saab selle sildi panna pärast. Ja. Et kommunikatsiooni osas küll tuleb rääkida, disainereid harida selles osas, et tuleb rohkem julgemalt sellest rääkida, mida tehakse, aga tuleb rääkida ausalt, läbipaistvalt, et just me räägimegi sellest, et ei tekiks alusetuid rohepesusüüdistusi, et ei ole vaja ennast ehtida selle klausliga, et ma olen nüüd jätkusuutlik disainer ja punkt, aga lihtsalt välja tuua, et ma teen seda ja seda, need aspektid lihtsalt läbipaistvalt kommunikeerida, et tarbija teadlikkus tõuseks ja et ei oleks mingit kahtlust, et tegemist on rohepesuga. Arvestades, mis toimub majanduses, kas eestlased jõuavad osta seda säästlikku ja keskkonnasõbralikumat Eesti disaini? Disainereid on päris palju, ilmselt siis ikkagi jõuavad osta, aga loomulikult see ei ole võrreldav kiirmoeketiga, et tarbijad on selles suhtes ära rikutud nendest hindadest ja sellepärast tulebki see mõtteviis, et Eesti mood on kallis, aga Eesti mood on kvaliteetne, maksab õiglast tasu ja ei reosta keskkonda ja sellepärast on see õiglase hinnaga. Aga kuidas üldistades öelda, kuidas Eesti disainerite majanduslikult hetkel läheb? No tegelikult on rasked ajad et disainereid paneb uksed kinni, on mitmeid tegevdisainereid, tippdisainereid, et see olukord on keeruline. Aga samas jälle meil on hästi palju noori alustavaid disainereid, siis ma ikkagi näen asja positiivselt, et peale tuleb ikkagi uus põlvkond ja Eesti disain ei kao mitte kuskile. Seda on rõõmustav kuulda. Ma nüüd küsin, kas on vahepeal tekkinud mõtteid, küsimusi? Ei julge keegi küsida. Aga siin ma tahaksin küsida ka, et mis te ise tahaksite ja mis see tegelikult on selle ürituse mõju? Et kas te mõõdate ka seda kuidagi? No me hakkame mõõtma korralduslikku mõju, et oma jalajälge ja CO2, aga mõju selles suhtes me tahame, et oleks pigem just tarbijatele tuua jätkusuutlik mood lähemale ja üldse mood, et see ei tunduks olevat midagi liiga glamuurset, käega katsutamatut, et meil on tegelikult siinsamas kodus olemas need disainerid, et me oleksime rohkem teadlikud läbi selle, et meil on võimalik tarbida moodi, et me ei pea lõpetama nagu riiete ostmist, et see on täiesti normaalne, et meil on kõigil riideid vaja, aga et teha seda teadlikumalt ja et see on tegelikult kõik siin olemas.